no olgu, Jean-Paul Sartre'iga on selline mure, et tema kuidas ütelda, elu, eraelu ja ka avalik elu ühiskondlik-poliitilise tegelasena on väga vastuoluline ja tegelikult ka otseselt vastuolus sellega, mida mina Sartre'i juures hindan. Ühesõnaga, et parem on tema elust nagu mitte midagi teada. Et kui sa tema mõtted ja kui käia tema nagu sõnade järgi, siis mina isiklikult leian sealt nagu väga mõjuva ja ka väga nagu kaasajal olulise sellise õpetusiva või isegi iva, mis võimaldab tänaste maailma probleemidega nagu võib-olla paremini toime tulla, aga kohe kui hakata nagu küsima seda küsimust, et mis mees ta siis ise oli, siis see tõmbab nagu täielikult vee peale või nagu väga kohutavalt isegi vee peale, ja no ma imestasin, et teater julges võtta üldse Sartre'it, et see, et ta on nagu selline, et tema näidendid on nagu selliste filosoofia raamatute, kuidas ütelda, ikkagi natuke kunstlikud dramaturgiaks ümbervormimised või et seal on vähem kirjandust ja rohkem võib-olla selliseid teese, et see on nagu väiksem häda, et suurem häda on ikkagi see, et tal oli ta ei sobi siia Eestisse juba sellepärast, et tal oli, eks ju, flirt selle kommunismiga ja et kuigi ta nagu selle esimese Stalini vaimustuse nagu taandas ära ja toetas seda Ungari või peale Ungari invasiooni, siis ta nagu pöördus Nõukogude Liidu vastu, aga eks ta hiljem jätkas siiski seda. Aga veelgi hullem asi on siiski see, et ütleme siis nii, et see kinnine kohus või see väljapääsu ei ole, see näidend räägib inimeste eraelulistest sigadustest ja tegelikult eks tema eraelu on nagu neid sigadusi minu meelest ikka hullemini täis kui sellel Garcinil või sellel nagu peategelasel, et ma usun sellesse Sartre'i nagu eraelulisse ja ka üldisesse filosoofilisse kontseptsiooni, aga ta ise nagu küll ei elanud selle järgi või jääb nagu täiesti selline mulje, et ta elas nagu nimme seda tühistades, et mulle tundub küll, et ta ei kirjutanud nagu, siis ta oli noorem ka veel, et ta jõudis hilisemas elus ikka väga koledaks patukotiks muutuda, et ta ei suutnud sellesse rolli sugugi nii palju personaalset sigadust sisse kirjutada, kui nagu ta ise seda kogu oma tervikeluga jõudis läbi elada. Ja kui ma nüüd hiljem üritan tema nagu sellist filosoofiat kokku võtta, siis üks asi, mis minu jaoks Sartre'i puhul oluline on see, et ta võimaldab nagu, kuidas ütelda, tänapäeva maailma kohta öeldakse, et on nagu atomiseeritud või kaootiline, et asjad ei püsi koos, et tehakse tohutult palju erinevaid asju, aga inimene, ta ei saavuta nagu sellist vaimset pidet või vaimset keset, et ta on nagu vundamendita, et inimene on uusaegses maailmas nagu vundament. Ja vot Sartre ütlebki, et see on väga lihtne, et maailm on tähendusetu ja sa pead tegema sisimas oma valiku. Ja see valik peab olema siiras ja kooskõlas sinu nagu minevikuga. Ja vot siin tuleb jällegi see mure sisse, et ta ise oli oma vaadetelt nagu niivõrd vastuoluline. Et seal nagu ei aimdu sellist, kuidas ütelda, identiteedi valimist või et tema üks filosoofia põhitelgi, see ongi see, et sa pidetus või tähendusetus maailmas sa pead tegema valiku teel leidma oma sellise identiteedi või vaimse vundamendi, aga ise ta identiteet oli nagu täiesti heitlik või üplik või kord toetas kommuniste, kord ei toetanud ja ka kõikvõimalikud sellised ütleme ka erinevates sellistes üliõpilasliikumistes kaasa löömine, ta oli nagu hästi siuke läbematu inimene, ta tähendab vaimustus ja siis jälle heitis kõrval. Minu jaoks tema filosoofia on selline nagu pikaldase identiteedi saavutamine läbi pühendumuse, aga ise ta üldse nagu seda tüüpi ei olnud, et ta nagu milleskist vaimustus täiesti läbematult, läks ekstaasi ja siis heitis selle jälle kõrval. Aga jah, kui öelda siis, et mis see tema filosoofia on, siis minu jaoks see positiivne Sartre on
filmirežissöör David Lynch, David Lynch esitleb kõiki neid samu teemasid, mis on ka Sartril, ja David Lynch jätab nagu isiksusena palju sellise vaoshoituma ja rahulikuma mulje. David Lynch, eks tal on ka mõni pruut olnud, aga ta ei hoople oma haaremiga, ega ta ei ole mingisugune kuidas öelda, liiter viskit päevas ja ta on nagu rahulik mees, kes ütleb, et tuleb, kuidas ütelda, transcendentaalse korrastatuse abil oma vaimuga ümber käia. Ja mis neile siis ühist on? Nende filosoofias on, ütleme, 3 peamist telg. Esimene telg on siis kujutluste roll. Kujutluste roll või kujutluste jõud. Vaat Sartril hakkab see juba nagu lapsepõlvest peale, ta ütleb, et ta luges neid selliseid kuidas ütelda, heroilist kirjandust või tegelikult see olid mingisugused koomiksid, seal oli see Paul Devoy, ütleme, et see mehaanika on umbes sama, et sa loed Musketäre ja siis sa tahad ise olla D'Artagnan ja umbes kujutled ette, et ma päästan tänaval nagu daame ära. Ja Sartre nagu ka ise luges sellist mingi raudkäsi koomikseid ja ta nagu nooruses kujutles, ta lasi nagu kujutlusmaailmast läbi, et ta on hirmus daamide kaitsja, et siin nüüd daamile kuritegelikud jõud tulevad kallale ja tema oma kangelasliku jõuga nagu siis päästab need daamid ära. Ja sellest ta kirjutab siis oma selle Nobelini viidud raamatus Sõnad ka, kuidas ta niimoodi kujutles ja emaga isegi mängis neid kujutlusmänge, mis ta kirjanduses sai. Ja vaat sellest kujutlusest tal põhinevadki 2 nagu peamist ideed. See üks idee on tal see, et nagu siis kuidas ütelda, tegelikkus on kujutlus. Ta annab imaginaarsele nagu tohutu jõu. Tähendab, sa oled maailmas see, kes sa kujutled ennast seal maailmas olema. Ja see kujutlus nagu saavutatakse valiku tee. Sartre nagu usub sellesse, et sa võid kujutleda ennast kelneriks või sa võid kujutleda ennast juristiks või sa võid kujutleda ennast näitlejaks, aga sa teed mingi kujutlusliku valiku ja siis sa käitud vastavalt sellele kujutlusele ja ka nagu siis ütleme nii, et jah, sinu elu moodustab see ja sa näed maailma läbi selle kujutluse. Tähendab, ka ülejäänud maailm, teised inimesed paistavad sulle. Vaat siin on nagu David Lynchil on film Loomu poolest metsikud, seal lõpus Nicolas Cage nagu alguses ta kujutleb ette, et on hirmus macho, käib tänaval, kõik teevad talle liiga ja siis ta ühel hetkel saab kellegi käest nagu lüüakse ta pikali ja siis keegi talle sosistab, et kuule, mõtle oma lapse peale ja siis ta tõuseb püsti ja on väga viisakas, muudkui vabandab, ütleb, et oi, vabandust, et ma ei tahtnud teid solvata ja järsku kogu maailm on hästi nagu päikesel. Ja vaat siin on see kujutluse jõud, et kui sa kujutled ette, et sa oled hirmus macho, siis ka maailm on sinu suhtes nagu kuri, eks ju. Kõik vaatavad, sealt tuleb mingisugune turris tegelane, ma ei naerata tal. Aga kui sa kujutled ette, et sa oled tore, viisakas gentleman, kes püüab igal pool olla heatahtlik, siis ka maailm vaatab sinu poole nagu, kuidas ütelda, heatahtlikuma pilguga. Vaat selles on see idee, et see, kuidas sa ennast kujutled, see, milline on sinu enda kujutlus, sellisena paistab ka maailm. Vaat see on üks Sartri idee ja teine idee on siis, et see tuleb läbi teiste ja vaat täpselt selliselt nii eetilisena, kuidas sa ennast teiste jaoks nagu kujutled, nii sama eetilisena need teised tulevad sulle ka vastu. Ja vaat sealt tuleb ka selle näidendi põhiidee siis, et põrgu on teised, eks ju, et kui sa ennast kujutled siukse machona, kes sulle nagu liiga teevad või sa ise oled turris ja teised teevad liiga, vaat siis see sinu kujutlus põrkub teistest tagasi ja see ongi see põrgu, eks. Ja viimane idee on jah, siis see nagu valik, et vaat sa teed nagu ise selle valiku, kelleks sa ennast kujutled ja vaat miks mulle nagu Sartre ongi oluline, ma arvangi, et ega tänapäeva maailmas ei ole muid võimalusi leida vaimset vundamenti, tähendab maailm ei anna seda ette, seda ei anna, Reformierakond ei anna ette ega ei anna seda ka ütleme, perekonnaõpetuse tund ette, et kes sa pead olema, sa pead tegema oma valiku, see valik peab olema eetiline ja ilus ja kui sa suudad sellest nagu püsivalt kinni hoida, siis võib-olla see on üks võimalus selles pidetus maailmas mingi pide leida. Et selles mõttes on mul Sartre oluline, aga jah, nagu me alustasime, ega ta ise nagu oma eraelus tõmbab sellele kõigele vee peale, nii et väga huvitav on näha, mida siis teater sealt suudab teha ja kuhu rõhuasetused jäävad ja kuidas Eesti publik selle vastu võtab.